juba mitmeid aastaid ma olen siin Eesti vahel kuulnud, et ikka peaks ka VR-arkaadi tegema, et ikka tuleks ka arkaad ära teha, et praegu on see aeg ja siis aasta läks mööda ja siis on ikka inimesed räägivad, et nüüd on see aeg ja praegu tuleks teha. Ja varsti on see aeg ja siis nüüd on mingi 2 aastat mööda läinud ja nagu midagi on, aga on erinevates vormides, et on inimesi, kes sõidavad ringi, teevad igal pool showsid, on inimesi, kes teevad süüksi samas kohas korduvaid üritusi ja on inimesed, kes on pannud täitsa nagu putka püsti. Et täna siia paneeli oleks mahtunud isegi 7 või 8 inimest, aga paljud ei saanud tulla viimasel hetkel. Isegi üks soomlane oleks järvelt tulnud, aga ei saanud tulla. Nii et kätte saime need inimesed ja ma võib-olla lasengi teile endal siis kirjeldada, et kes sa oled ja mis nurga alt sina virtuaalreaalsusele või teie firma virtuaalreaalsusele siis siiamaani on lähenenud. Alustame Karlist. Väga meeldiv. Siis nagu sealt ekraanilt näha, siis mina esindan ettevõtet Psühhobuss, kes käib siis muu hulgas virtuaalreaalsusele mööda Eestit ringi. Ühesõnaga, kui on mõni firma üritus või sünnipäev, siis me rõõmsalt tuleme kohale ja teeme virtuaalreaalsuse atraktsioone. Tuleme kohale oma vaiviga, paneme püsti ja siis inimesed saab mängida. Ja see on selline tore firma üritustele. Head toredad näited on TransferWise ja Playtech ja muud sellised suured tegelased, kellel on suured suvepäevad ja siis nad tahavad meelelootust ja siis üks meelelootuskomponentidest oleme näiteks meie. Ja siis me oleme kätt ka proovinud tegelikult ka sellise statsionaarsema asjaga, et aeg-ajalt on olnud meil sellised võistlused, kes teavad mängu Keep Talking and Nobody Explodes, siis selle ala teemal võistlused, mis on statsionaarsed, inimesed tulevad meie juurde keldrisse selle mängu mängima ja on õnnestunud partnerlus isegi arendajaga teha, et võitjad saavad siis selle mängu koopiat ka endale. Ja lisaküsimus, mis aastast tuli tead? Kui ma eksin, nüüd me oleme seda 3 aastat isegi juba. Alustasime, ütleme nii, et alustasime siis, kui DK1 tuli. Siis me tegime hästi natukene, õppisime ise ka, et mis see on. Ja kui DK2 tuli, siis me julgelt võtsime 2 DK2 endale. Ja läksime inimesi hullutama mööda ilma ringi. Muidugi siis oli teised ajad, siis põhiline show oli rollercoaster ja kui hästi sa suudad seda tooli rahutada parajasti. Nii, next. Ma Kristjan ja Skyron VR on see ettevõte siis, millega me oleme majandanud. Algusi sai siis sellest, et olime siuke klassikaline mees ja koer veebiarendus ja siis vaatasime, et maru igav on, istusime ükspäev kokku ja siis mõtlesime nii, virtuaalreaalsus, let's go. Ja siis tellisime kõik asjad, mis sel hetkel sai. See oli umbes 2 aastat tagasi. Ja kui sai siis mingid pre-orderid sisse anda, siis andsime need pre-orderid sisse ja siis hakkasime ka ratsutama ürituselt üritusele. Ja siis oleme niimoodi käinud ja erinevad kas firma suvepäevad või mingid sünnipäevad või siuke team building üritused, et kõikil nagu läheb väga hästi peale. Ja seda teed siis, seda pidi oleme nagu käinud üritustel. Et nüüd siis jah, umbes 2 aastat oleme sellega tegelenud. Ma mõttelisi mikrofoni edasi. Nii, tere, mina olen Anders ja tuleb välja, et siin on 2 komponenti. Et ma tegelen sarnade asjaga, pakun siis virtuaalreaalsusteenuseid üle Eesti. Aga mul on erinev suund ka. Et ma pakun teenust ka Eesti koolidele. Et püüan Eesti koolidesse sisse viia virtuaalreaalsuse õppeprogramme ja õppinud lubasid. Siis ma korraldan ka virtuaalreaalsus rallit, mis on nüüd 2 korda toimunud. Esimene kord oli küll 2 kuud tagasi. See oli pilootprojekt, kus siis nagu proovisime, et kuidas üldse õnnestub see virtuaalreaalse ralli üritus. Palju oli õppimiskohtudel või eks see on nihu natukene, aga lõpukokkuvõttes õnnestus. Ja siis teine üritus oli siin 1. aprill. See oli nüüd vähe suurem ja vähe parem üritus.
üritame seda virtuaalreaalsuse ralli asja nüüd arendada niimoodi, et lõpuks oleks nagu korralik üle-eestiline selline virtuaalreaalsuse ralli võistlused. Kohale oleks kuskil üle 20 võistleja ja pealtvaatajaid ka mingi 40, 50, 60, kui palju sinna ruumi mahub. Ja see ongi üks põhisuunadest, et teenused, ka firmaüritused, suvepäevad, kool on üks väga suur suund ja siis rallid. Ja publikus on siin enamasti arendajad või väga entusiastlikud inimesed, kes kuidagi tahavad VR-iga olla rohkem seotud. Et teie olete, et kindlasti üks asi, mis demode juures on see, et saate väga paljudele inimestele neid prille pähe panna, et väga erinevatele vanusgruppidele ja lastest vanaemadeni. Et mis on mingisugused sellised asjad, mis on välja koorunud, kuidas inimesed siis reageerivad? Väga erinevad. Väga erinevad. Ja üldine joon on see, et hästi oleks vaimustus, et äge või arvanud, et nii äge. Ja palju on, ma küsin muidugi teiste käest, et kas te olete proovinud virtuaalreaalsust, siis kes on proovinud seda odavamalt seda telefoni lahendust, paned telefoni sisse. Ja siis, kui paneks seda HTC Vive ette, siis nagu on inimesed suurt, vau, see on palju ägedam. Palju uskunud, et see on nagu nii parema pildiga ja pildid on käes, palju ägedam. Ja tõesti igasugust reaktsioone, et äärmusest äärmuses selles suhtes, et mõni on täiesti nagu külmkivi, vaatab ringi, ühtegi emotsiooni, et midagi ei ole, siis kui võtab pilt käest või peast ära, küsin, kuidas oli, päris äge. Aga mõni on nii, et täitsa kiljub, oleneb muidugi mängust, aga sellist nagu kiljumist ja karjumist on päris palju olnud. Ja siis on ka sellised hulle, kes tahavad koos selle arvuti minema joosta, pilt peas. Et siin üks selline juhtum oli, et selline kõrguse kartuse test, et kui sa lähed selle lifti käest kõrgele, tegelikult sa pead peane, ja siis lifti uksed lähevad lahti, siis on plank on ees, ja siis pead plangu peale peama. Üks tüdruk oli niimoodi, et uksed kartus liftis olemast, mida ta oli see kinnise ruumi klaustrofoobia või see ei meeldi see liftis olema. Aga nii, kui ta sinna plangu peale astus, siis ta otsustas, et ta jookseb, nagu reaalselt jookseb plangu pealt nagu alla. Ja õnneks ma nüüd olen ees, püüdsin käega kinni ja juhe oli jumala pingul muidugi, oleks mõnda kätte ette pannud, oleks kogu selle süsteemiga lihtsalt jookseb ja hüpanud. Ja siis võtsin ta pilt peast küsin, kas sa tõesti tahtsid küpata? Jah, ta oleks küpanud maha. Erinevad inimesed, erinevad arusaamad asjast. Need on need erakordsed juhtumid, aga üldjuhul inimesed on... Üldjuhul jah, mis meeldib, et... Nagu kui teistel isegi ütlevad mõne kiidusena. Kiidavad, enamasti kiidavad jah, et on sellised nagu tõesti hästi rahulik ja kes nagu üldse mingisugust emotsiooni välja ei näita. Et lihtsalt vaatab ära, kui küsib muidugi, et oli, et jaa, meeldis, aga täiesti emotsioonid olid. Aga neid on vähem muidugi, et enamus on ikkagi jah, hästi emotsionaalsed ja eriti naised muidugi. Naised on need, kes siis nagu rohkem kiljuvad ja karjuvad ja seda emotsiooni rohkem välja näitavad. Ja lastele väga meeldib. Või lisada. No nendel tuimadel tüüpidel on eestlaste normaalne. Jah. Normaalne. Aga jah, eks see üldjuhul ikkagi nii-öelda müüb iseennast, et see on nagu nii palju midagi uut ja nii palju vinge, et kui need prillid üks hetk pähe pannakse, siis ega nagu kehva emotsiooniga sealt enam välja ei tulda. No iseasi ongi muidugi see probleem just, et ollakse proovinud nagu seda neid kõige esimesi variante ja siis on pea ringi hakanud käima ja siis ütleme, et võib-olla sellest maailmast kauge inimene, tema jaoks on need prillid on ja kas on sees telefon või milline see korpus on või nagu võõras tema jaoks, siis ei ma olen proovinud seda ja ei taha, mul hakkas pea ringi käima ja siis nagu küsid ja siis jõuad nagu sinna välja, et tegelikult on nagu 2 aastat tagasi midagi prooviti, pandi kohe rollercoaster peale ja enam-vähem et okse juti taga ei ole ja siis nüüd on nagu virtuaalreaalsus seostataksegi sellega, et hakkab paha. Aga muidu emotsioonid on ikka kõigile väga meeldib ja kipub olema jah nii, et see virtuaalreaalsus on ülemäära reaalne,
nõjatutakse asjade peale ja siis ümber hukkumistena, et virtuaalreaalsuses näed mingit kappi või mingit seinast, hakkab sinna toetama, aga kukub maha. Ja ütleme, ala, kus seda teha, siis see füüsiline ümbruskond kipub nagu pihta saama, et elatakse nagu nii sisse ja kõrged laed ja akendest pigem kaugele. Karl, kas sa oskad anda siis publikule mingid häid praktilisi näpunäiteid, et kui oma mängu demoma, aga tuleb inimene, ütleb mingi... Ma 4 aastat tagasi vaatasin korra ühte prillipaari sisse, ma oleks nii halb. Et kuidas saada üldse inimesed uuesti nagu sellele asjale võimalust anda? Kindlasti, kui inimene on nagu vähemalt nõus rääkimise, on hea küsida, et mida sa proovisid. Ja sealt teada saada, et ahah, et see oligi nagu mingi ilge okseratas. Ja siis alati aitab lihtne harimine. Noh, see on tegelikult selline kognitiivne rehaigus, mis juhtub, et silmad saavad infot, et liigub, aga tasakaalu organi ei saa ja siis tahab okserdada. Seletab, et väga vaata, siin meil on näiteks üks ühele liikumine. Et kõik, mis sa teed siin oma füüsilise kehaga, juhtub seal üks ühele. Vast ei lähe seda vaas. Näiteks. On meil lisada? Jah, et ongi, et paljudel tõesti on see esimene kogemus ja meeldivam olnud ja siis kui ma pakun nagu enne seda tehnilist lahendust, siis ma ütlen, et proovige, siis näete, see on hoopis midagi muud, et see ongi oluline, et väga võimas graafikaart on kõige oluliselt rasvõigus, sest et see 90 kaadrist sekundist kätte saada, sest kui alla selle hakkab minema, siis ongi see, mis hakkab seda pahaks tegema. Et see tähendab hästi võimas graafikaarti, üks asi, ja et mäng oleks hästi optimiseeritud ja kui kõik need on paigas, siis tõesti ega ta ei tee lihtsalt suurt pahaks. Välja arvatud võib-olla see ralli. See ongi see jätku küsimus, et mille põhjal te oma kogemuse kvaliteedi inimeste näitate? Sellised, mis on väga hästi optimiseeritud mängud, mis tõesti, ma olen kõik läbi proovinud, mis jooksevad hästi pakkumist. Mis on siis, jah? Pakkuda sellist, mis hästi jooksevad. Et üks selline guideline, mida me üritame ka jälgida, on see, et nagu, kui me läheme demomas, siis me oleks veendunud, et meil on nagu mäng nagu igale maitsele midagi. Meil on selline väga casual, lihtne asi, et kes on proovinud, siis The Blue või Labis on kas või see mäega ringuitamine. See on hästi casual, hästi lihtne, kui inimene on kunagi veeri proovinud, siis see on ka tema jaoks väga hämmastav näha, et seal on suur vaal, kes mööda ujub. Ja see on ka selline väga väike, kus öelda, kasutaja sekkumine on seega tal ei teki seda tunne, et puldil kõik need nupud, mida ma nendega teen. Aga kui inimene juba veeriga kokku puutunud, siis võib talle anda midagi rohkem sellist, kus on rohkem involvement. Et tuleb välja muidugi, et kui sa lähed inimeste juurde, kes on arvutimängudega rohkem kokku puutunud, siis võib kohe ette sööta väga keerulisi asju. Et see kuidagi transleerub väga hästi ümber veeri, pultile ja muud asjade kasutamise juurde ka. Ja. Üks küsimus ka siit poolt. Mina olen Üllar ja Baasjaam, selline ettevõte nagu Baasjaam. Proovime ka võib-olla 4. konkurendiks tulla ühel hetkel. Aga me oleme sellised wannabe nagu algajad või ütleme, midagi hakkab realiseeruma. Aga küsimus on just see, et teie olete kõik siis käite nagu üritustel ja annate siis nendel inimestel seal proovida. Kui palju või kui pikalt üldse ühte sellist emotsiooni saab anda, et ilmselt seal on järjekord ja survekohus, aga et tegelikult peavad olema valitud ilmselt, ma eeldan, sellised lühikesed klipid, 5 minutit või 15 minutit maksimum. See on teine asi ka, et täpselt kui ma rääkisin enne sellest, et tuleb valida midagi, mis oleks selline casual ja siis oleks midagi sellist, mis oleks rohkem involved, et siis seal tuleks adapteerida sellele, et okei, et mul on näiteks mingi teambuilding üritus, kus mul on 20 inimest, 15 inimest ja mul on 1,5 tundi antud. Kõik võib-olla huvitub sellest asjast, siis ma saan näidata asju, mis kestavad niiviisi võib-olla 10 minutit nägu või midagi sellist. Versus kui mul on konveier, siis on lihtsam anda midagi väga sellist lihtsalt hea näide Food Ninja näiteks, kus lihtsalt sööda ette üks mäng on 90 sekundit ja siis kas järgmine inimene kui rohkem aega ei ole. Küsimus või kommentaar? Ma tahtsin kommentaar selle sama asja kohta, et me käisime oma mängu näiteks Leedus näitamas ja see oli 2-päevane üritus, sealt käis umbes 10 000 inimest läbi ja meie mängutsüklid olid kuskil 10-15 minutit ja me arutasime kokku, et me saime kuskil ainult 60-70 inimesele näidata versus see, palju see tegelikult inimesi oli. Ehk sa pead nagu valima
vali põhimõtteliselt kõige parem koht oma mängust ja ürita see nagu lühikeseks teha, et näiteks meie mängu puhul on see, et kui tavaline mängutsükkel on selline, et sa mängid võib-olla pool tundi, siis tee need mängutsüklid kuskil 3-5 minutiseks, sest inimene, kes pole Vive'i varem proovinud, nendega on meil eriti lihtne, nad saavad selle kogemuse hästi kähku kätte. Sa ei peagi neile midagi väga pikka näitama ja see võiks võimalikult kerge ja intuitiivne ka olla, sest kui sul läheb veel 5 minutit sellele, et näidata, et vot see nupp teeb seda ja see teeb seda ja sellel hetkel teeb see nupp seda, mõnel teisel hetkel toob hoopis midagi muud, siis nagu sul läheb enamik aeg lihtsalt selle õpetamise peale. Meil oli see probleem näiteks. Okei. Olevikust on juba natuke räägitud, siin oli ja enamasti sellest osas ka väga palju teavad, aga ikkagi virtuaalreaalsus on ikka tuleviku teema ja et arkaadid ikkagi räägitakse, et kohe hakkama tegema ja kohe peab tulema hakkama. Nii et mis on tulevikuplaanid, alustame sealtpoolt otsast. Tulevikuplaanid? Nii palju, kui sa julgelt tahad öelda. No, ka seda virtuaalreaalsuse kvaliteetset teenust pakkuda sellist, mida võib-olla täielikult üldse võimalik osta näiteks. Nüüd tulid need trackerid välja, eks. Et trackeritega lisada need teenusesse need trackerid ja siis ütleme mingid tagasilöögiga relvad, mingid vestid, mis nagu paned selga, et siis tekiks tunne, et inimesed huviga pihta, et siis et seda virtuaalreaalsust nagu võimalikult reaalselt siis edasi anda. Olla kohe seal laine harja peal. Laine harja peal jah, ja siis kindlasti see virtuaalreaalsuse ralli, et ma tahan seda nagu ajada suureks, et see oleks päris suur võistlus. Sul Eesti inimesed, kes on tõesti ralli uurised ja arutuurised ja viieru uurised, tuleksid kohale ja võistlusid üksteisega ja oleks suur võistluse seeria. Ja kindlasti ka tuua siis Eesti uuridest. Võib-olla kui kodus on seal olemas, et esikohal on. See on üks variant, aga see on keerulisem. Räägib niimoodi, et reaalselt vahel, aga võib-olla tuleb see. Mida teil öelda on? Meil öelda, tuleviku mõtted on sellised, et panime psühhobussiga seljad kokku ja teeme arkaadi ja Tartus kvartali keskuses 28. nüüd avame. Et tegelikult ma tulingi otse kimasin jäin hinnaks sinna, sest värvisin seinu. Olgu öeldud, et selle paneeli nagu korraldamise alguses olid jah veel siin inimesed eraldi, aga nüüd on uuendatud info põhjal. Siis siukse muheda näoga ühine asi. Futuruum on meie vinge koha nimi ja siis sai tükk aega valitud siin kohti. Esialgu siis olime nagu meie mitte psühhobussiga koos, eks. Omal käel oli see juba aasta aega tagasi siin kuskil käisime vaatamas ärivindasid ja mõnes kohas nagu ilma sellest ja muid igasuguseid tagasid. Ja nüüd saime siukeste vingete kuttidega tuttavaks ja siis vaatasime, et teeme ära. Meie poolt siis nagu see, mis juhtuma hakkab, et vaatame, kuidas see nii-öelda statsionaarses asukohas siis teenuse pakkumine töötab on ju ja keskuses. Et ei nii palju ilmselt enam see varustus seljas ringi ratsuta. Ootame inimesi rohkem endal. Juba nüüd, kus siis te olete siukene ootegi väga avalik statsionaarne teenus, siis inimesed olete rohkem nähtaval ja teil on lihtne märgata, aga siis küsimus võib olla, et siis märkavad teid ka võimud. Et kuidas on kogu see legaalne pool lahendatud, see on ka hästi palju arendajaid, kellele väga meeldis, kui nende mängu kindlasti arkaadides mängitakse, aga neile väga meeldis, kui mängu ostetakse ainult ühe korra 5 euro eest ja siis kunagi enam ühtegi senti ei laekuks. Et kindlasti olete mõelnud selle peale ka. Jah, et me tahame nagu olla eesrindlikud selle koha pealt, et kõik oleks hästi läbipaistev, hästi legaalne. Et kindlasti osad teavad teist, et osad arendajad on välja pakkunud enda mängudelt juba nii-öelda arkaadi litsentsid, mis on kuumaksuga ja siis me proovime ka neid kasutada kõiki, kellel on see teenus ja me võtame nii-öelda need mängud enda kasutusse, kus pakutakse nii-öelda kuumaksuga arkaadidel just seda teenust. Kas võite öelda midagi?
no täpselt nii on, et nii palju kui on võimalik ja anname endast kõik, et saada kontakti, kui tõesti kellegagi kuskilt kontakti ei saa, siis me kas ei vali seda mängu või vaatame, äkki kunagi saame selle kontakti ja siis selle endale valikusse tuua, aga muidu küll jah. Et ikka kõike teha legaalselt ja pakkuda neid mänge. Kuidas ralliga vähemalt liikluseeskirju iga helgima, aga... Ei, liikluseeskirju ei helgima. Aga ausalt, ma ei ole nagu seda niimoodi veel tõsiselt uurida, kuidas selle käin ühes kohas ja pakun seda varianti, et kas seda kindlasti uurida. Tuleb öelda, et see ongi üsna niisugune metsik rääs praegu, et mõlemal poolel on keeruline. Tihti on ka see, et kui sa lähened mingile mänguarendajale, siis ta on esimene setting on üldse on elus mängida siis. Et ökosüsteem on praegu niisugune väga auklik. Võib-olla niisugune kaugemale tuleviku vaata küsimus, et kaua niisugune teenus üldse võiks ära toita või kaua see võiks kesta, et mõned inimesed ütlevad, et 5 aasta pärast kõigil on kodus olemas, keegi enam kuskil hoias. Kindlasti on olemas ja kindlasti tuleb uus tehnoloogia peale, mis on alguses kallis. See ongi see, et kui me seda teenust pakume, siis me peame pakkuma kõige uuemat ja kõige täistunud teenust, mida kohe siis inimene juba koju ossa. See on nagu kinodega, et kinno lähed siis sellepärast, et esiteks, et see film tuleb ennem kinno ja pärast kodus vaadata ja teine on see, et see on suur ekraan. Ilmselt siis meie kui teenuste osutajatena peame olema natukene eespool selle tehnikaga, tehniliste lahendustega ja pakkuda kõige vingimat virtuaalreaalsuse teenust siis ja olema kaasajastada. Jah, et üks asi on see, täpselt see pool, et seda sisu ja neid vidinaid sinna juurde pakkuda, mida koju endal osta ei saa. Teine asi on see, et see areng võib olla nagu nii palju, et 5 aasta pärast me jookseme wireless kotid seljas kuskil laohoones ringi ja siis jälgivad meid sensorid ja see on nagu ikka siuke level 99 entertainment, et tahaks nagu sinna jõuda 5 aasta pärast. Täna nii palju, kui seda pakutakse, eks Zero Latency jagab nagu ühe käe sõrmedel frantsiise, mis maksavad nii palju, et mustaks läheb pilt silme eest. Et keegi... Ühesõnaga, et tahaks nagu sinna jõuda kunagi kaugemas tulevikus, et nii palju kui kahtlemata varsti on ilmselt kõigi kodus nende. Ise tuleb nagu samm ees olla nii sisu kui tehnika ja kõik muu poolest. Just mainisin seda, et isegi kui lauruumi ei ole, siis sul ei ole elutoas ruumi võib-olla, mis saab korralik raundhus kikka. Ja kui sa nagu selle 42 tolli LCD oled ühe korra sisse, siis võib-olla saad nagu elukaaslase käest või vanemate käest nii palju pahandada, et sa mõtled, et teinekord ma ei tahagi kodus nende tagajärgedega proovida seda. Muidu meil just eile oli niimoodi, et käisime huviks Tartul ja siis oleks telekas teistpidi olnud, siis ilmselt ma oleks pidanud selle teleka maha kandma pärast, aga nagu jookas niimoodi. Ainult HDMI-da. Klient, kes proovis, siis tegi selle parem sirge teleka tagant poolt, mitte eest poolt. Üks asi, mida Andres juba mainis ka, et olen kõik siin konkurendid, aga kuhu mudel nagu tundub mõistlikum? Konkurents või koostöö? Kas on võimalik nagu ka erinevate arkaadide vahel teha? Pigem isegi koostöö võib-olla. Jagada teadmisi, jagada kõik koos pakkuda kõige paremat. Eestis oleks parimad arkaadid? Parimad arkaadid, jah. Üks küsimus ka vahepeal, et siin see action ikka on huvitav, et kui palju siis neid käppasid on tulnud nagu välja vahetada või prille, nagu mis on puruks visatud või vastu seina puruks joostud? Me otseselt nagu täiesti sodiks ei ole midagi löönud, aga paar nädalat tagasi just oli mul õnne parandada ühte kontrollerit, mis oli saanud ka parem sirge vastu seina. Üks flex konnektor oli tulnud lahti oma pesast, siis see tuli lahti tagasi panna sinna. Et kontrollerid jah, sa
mul on ka mingi 4-5 korda korralikult põltsud annad kuskil vastu seina. Üks viskas käest ära ka lendas 3 meetri kaugusele. Aga õnneks veel töötavad, kelle Kati lennus. Ja nagu ma enne mainisin, siis üks tahtis pildidega minema joosta, et sain veel käe ette. Et muidu oleks läinud kogu arvuti ja oleks läinud prillidega lihtsalt. Et peab jälgima, et nii kaua kui see juhe on, siis peab neid inimesi jälgima ja olema valmis neid püüdma. Tahad ära tõsta. Aga õnneks sel suvel tuleb juba see ilma süsteemis. Kas seal on mingid muud jupid juures? Ühesõnaga, kui välismaa arkaadidega rääkides ikkagi olenevalt sellest, kuidas sa oma putka püsti paned, sul kuskil jäävad mingid nõrgad kohad, et ma käin Soomes, härrad, kes ei saanud siia tulla, Pixeli.fi, siukene arkaad Vanta kandis, neil on seal 14 vaivi ja telekad on pandud hästi madalale, nii et 2 tükki neist on purud. Ja siis teiste arkaadile suheldes ka ikkagi osutab kaablid minema, teistel läheb puldid, Kaablil on küll jah üks nõrk koht, mis võib minna, et me oleme ka välja vahetanud just kaabledes HDMI otsikasid ära. Jagan siis kogemust, et Lennusadamas, kui avati paar VR ekspositsiooni või attraktsiooni, siis Oculusel esimese nädala jooksul tõmmati üks kõrvaklapp ära. Et need on ka miskipärast inimesed pannud Oculus pähe, siis nagu tõmbud kuskil nagu läki. Need ongi ju eemaldatavad. Ei, nagu selle päris purus. Aga Oculuse poes, kui suures müüaks neid eraldi ka. Nad teavad selle pealt hiljem. Kas on äkki veel küsimusi? Aega. Mitte see katkimine see kohta, aga mul on niisugune kogemus. Ma ka olen teinud igasugust nagu Vive'i demosid üritustel, mitte raha eest, sama fani pärast. Niisugune kogemus, et kui inimesed tulevad esimest korda seda proovima, nad on hästi excited ja nad teevad täiega teid. Aga kui juba teine kord sama inimene tuleb, siis ta on nagu niisugune, ma olen juba seda proovinud, juba lähen parem joone luud nagu näiteks. Siis tuleb niisugune mõte, äkki kui kõik inimesed juba ühe korra ära proovitud, kui populaarsed see saab, äkki see populaarselt läheb alla, siis arkaadidel tegelikult sellel juhul ei olegi. See on, seda fenomeni sai kogetud ise ka sellel ajastul, kui põhiline atraktsioon on roller coaster, mis on nii palju, kui sa muudad teda, efekt on ikkagi suht sarnane. Et ma arvan, et see on nagu, kui me vaatame tavalisi arvuti ja üldse videomänge, siis samamoodi, et kui me sisu ehitame teistsuguse, iga kord erinevad mängud on, siis inimene tuleb tagasi seda mängima. Aga kui me oleks üks sama mäng, lihtsalt natukene teistsuguse värviga, siis ma arvan, et inimesed pidineks selle eest ka mingi hetk ära. Ja nende sihtgruppide koha pealt ka, et ilmselt see sihtgrupp, kes õlut joob, see pigem ongi see sihtgrupp, kes käib 1 või 2 korda. Et välismaiste arkaadidega nagu suheldes, siis ikkagi see nii-öelda noorema sihtgrupi puhul on see returning customer nagu päris suur osaga tegelikult. Et ongi see, et nad tahavad oma rekordid üle teha, eks. Nad tahavad sõpru võita, nad tahavad sõpru maha lasta multiplayerisse, eks. Nad ühesõnaga, nad tahavad uusi mänge proovida, sest nad on sellest teemat nagu rohkem sees kui vanem sihtgrupp. Kas teil endal on niisugused kliente olemas, kes nagu tulevad veel ja veel kes mitte ei tule ainult ära proovida, aga tulevad sellepärast, et neile see meeldib ja nad tahavad seda veel ja veel? Sellega on näiteks see, et me oleme proovinud niimoodi ka käia, et me mitte ei käi nagu nii-öelda turu testimise mõttes. Läksime ühel pühapäeval ühte suurt laste mängumaale, kus lapsed ostsid päevapileti ja siis küsisime neilt raha sellest lihtsalt. Et mitte niimoodi, et mingi firma kutsub, maksab ja siis kõigil on see tasuta, vaid tekiks see nii-öelda raha maksmise moment. Ja siis testisime tegelikult ikka tühjendati vanemate rahakotti mõnuga selles suhtes ja käidi ikka mõni käis 5 korda ja 7 korda ja niimoodi. Et jah. Anders, just oskab öelda, et palju sul oli neid rallisõitjaid, kes teisel korral olid? Jaa, üle poole olid need samad, kes olid eelmine korras ja uusi tuli natuke juurde.
nii et ja mõned seal ikkagi rendivad mu käest nagu stabiilselt mingi ajaga. Et nad ise nagu endale tooli ja kogu seda rallikomplekti ja prille päästu osta, mis nad rendivad. Mulle tundub ka, et just seda tüüpi mängud ka, et see on suuresti oskuste põhine ja inimesel tekib soov, kui paremaks saada, osavamaks saada, siis ta tahab selle jätkata. Ja uusi mängu tuleb kogu aeg peale ja kõik ei ole muidugi väga head, aga häid mänge tuleb ka aeg-ajalt. Et jälle lähetakse uut mängu proovida. Ise ma ütlen omast isiklikust kogemust. Mul on see IR kogemus alates ka esimesest development kitist kuni praeguseni, et siiamaani tuleb jälle mingi mäng, mingi iga kuu või iga 2 kuu järgis, kus mulle wow-efekt tuleb. Et see väga palju annab juurde, kui mäng on hästi arendatud. Et kuidagi teevad seda nii hästi ja see 3 efekti kõik on pilti nüüd ära ja wow. Ja samas kui sul on rollercoaster, mina ei lähe teist, siis ma juba tean ette. Jah, võib-olla 2 korda kõik on veidi. Ja võib-olla üks asi veel, mis näitab seda, et ka Eestis neid tagasi tulevaid kliente võiks ju olla, on see, et ühed tüübid, keda ma jällegi ei saanud siia paneeli, sest neil ei sobinud see aeg, on Pärnus tegutsev Port Arturis ka VR mängukeskus. Juba mõned kuud. Niimoodi, et vaim on kuskil korjades püsti. Aga ka siuke stabiilne statsionaarne koht olemas. Kas on veel küsimusi? Küsimusi on just selle poole pealt, et kuidas see tundub nagu esmapilgul väga selline tööjõu intensiivne, eelkõige just niimoodi, et need esimese korra inimesed vajavad kõike juhendamist. Et kuidas see nüüd on, et kas see kuidagi on paremaks läinud, inimesed on muutunud teadlikumaks, kes teinekord tuleb ilmselt jah, aga või on see statsionaarselt niimoodi, et ikkagi jääb väga selliseks tööjõu intensiivseks nagu see teeninduse osa seal? On teil mõtteid? Kindlasti see eitab, et on inimesi, kes vajavad abistamist esimene kord, aga kui vaadata, mida teised on teinud, on jälle see, et mõned on teinud näiteks automatiseerinud protsessi näidates instruktsiooni video enne seda või palunud enne kohale tulekut tutvuda kõige sellega ja sa saad umbes panna nõustun tingimustega peale seda, kui sa oled kõik läbi vaatad. Et selline ennetav audiovisuaalne sissejuhatamine aitab ja teisalt arkaadid kasutab ka suuresti tarkvaralahendusi, kus on see tutoriali moodul sisse ehitatud, et sa paned prillid pähe ja sa saad kõigepealt tutorialile üle mängida. Ja siis ta lubab sind mängude juurde näiteks, kui sa oled klient, kes tuleb esimest korda. Aga see tähendab juba korralikku ajainvesteeringut nagu kliendi poolt. Kui sul keskuses on veerand tundi nagu vaja midagi ära veeta, siis see on väga pikale minna, et see mingid tutorialid kõigepealt läbi tegema. See, üheti võib öelda, et seda aega, kuigi vaibi... Ta võtaks aega niikuinii, eks, kes sul seletab inimene või see tarkvara on piisavalt hästi üles ehitatud, nii et sa saad seda sama kiirusega, siis see on lihtsalt nagu arkaadi pidaja jaoks odavamaks. Töötades praegu igasugust muuseumite ja asjadega, siis võib öelda, et üldiselt ei ole valmis ostma sihukest atraktsiooni, mille jaoks peab olema eraldi inimene. Et kuna muuseumi pileti hinna, siis on juba raske seda atraktsiooni hinda nagu panna, siis veel nagu eraldi inimene palgale võtta, kes seisaks päevad läbi selle kõrval ja nagu aitaks inimestele seda pähe. Et ta oli lihtsalt nõus sellega. Et see on enne seda atraktsioonid, mis ma räägiksin, need on täiesti iseseisvad. Et seal on Oculused on väljas, panevad inimesed pähe ja teine on liikuv, kus on vaib ja piiratud ala, kus sa saad liikuda. Ja nii, kui see üks... Kumbki neist võtta pult, eks ju? Kumbki neist võtta pult. See oleks veel next level keerukus. Jah, see ongi see, et sihukeste kogemuste jaoks siis tuleb ka disainida veidikene lihtsamaks ja intuitiivsemaks kogu see asi, et see kas juhib pilguga või on sulle väga hästi kõik ära seletatud, aga põhimõtteliselt siiamaani nagu kogemus näitab, et selline asi on ka täitsa võimalik, et kui on mingi silt kuskil seina peal, instruktsioon, kus on siis ka mõned hoiatused, et ennast legaalsete tagajärgede eest kaitsta, siis saab ka ilma inimeseta. Nagu niisuguses VR arkaadis ilmselt oleks keerulisem, kuna need mängud on veidikene keerulisem, kui tahavad rohkem interaktsiooni, aga ilmselt ei peagi igal headsetil olema, eks eraldi inimene, et üks
üks inimene võib mingisuguse hulga neid ära katta. Üks saab kahega jah, enam-vähem kokku. Näide on Soomest, kus nad oma 14 setti haldavad 3 inimesega. Vägitegu. Ja neil ei ole seal ka väga nagu suurepärast süsteemi selle info edastamisega. Kõik räägivad, aga räägib massile, et siis soomlased on intelligentsed, et saab kohe aru. Aga kas teil on mingi kokkuvõtvaid statement'e või lõpetuseks enda poole pealt? Kokkuvõtvaid statement'e, jah. 28 see on reedene päev ja nädalavahetus, nii ootan kõiki Tartusse ja tulge mängima ja Kui siin on arendajaid, siis mis on ütleks? Arendajatele ütleks seda, et hea meelega näiteks seda sisu seal teeks koostööd, et annaks võib-olla teile sisendeid, laseks teie arendatud seal inimestel proovida ja saaks nagu tüüpist tagasisidet kohe klientidelt ka. Selles osas oleme avatud igasugustele huvitavatele partnersuhetele. Äkki te räägite natuke detaile ka, et palju teil seal ruumi on ja palju headsette ja mis mängud teil on juba litsenseeritud ja? Meil on ruumi on vähe. Ruumi on vähem, kui me otsisime. Tähendab, sisuliselt on meil ligi 50-ruudune äriruum, kus siis meil on 3 mänguala. Ei tahtnud esialgu vähemalt sinna nagu nii palju neid toppida, kui üldse mahu peaks, et jääks siuke koridor ja siis teisel poole. Et jääb siuke mõnus chillimisala ka ja siis üritame hakkama saada ühe teenindajaga ja oleme avatud vastavalt keskuse nõuetele iga päev 9-8-ni. Mis mängud te litsenseerite praegu? Mängude nimekirja saab vaadata saidifuturuum.ee. Aga on see, mis ma üritan küsida, on see, et kuidas nagu mänguarendajad suhtuvad sellesse ja ka ala, ma ei tea, Oculus ise või Vive, et kas nad üldse nagu on huvitatud sellest, et nagu nende seadmeid nagu arkaadides ja neil on minu meelest Vive'il tuleb isegi nende enda first party mingi arkaadi haldamist hakkama, mida välja. Et nad liiguvad sinna poole, et ise aidata ka kaasa sellele litsenseerimisele ja aidata indie arendajaid, sest kui indie arendajal pole seda legaalset võimu ka nii palju, kui 1000 inimesed kukuvad tema mängu piraatima, siis ta ei saa midagi eriti teha sinna eelmiselt üle ja siis teised tulevad appi. Oled seda kõrvalt ise ka näinud, siis need mängulitsentsid on väga erineva mitmekordse vahega. Et kui sa Tilt Brushi tahad, siis sa pane oma maja panti, aga siis indid on odav, mõni annab tasutasi. Jah, hea näide minevikust oli sama Keep Talking and Nobody Explodes, et see oli nende jaoks nagu promoüritus ka, ja nad pigem andsid mängu võtmeid välja. Üldse jah, tahetakse nagu tagasisidet saada või sellist partnerist, et meelega anname nagu tasuta kasutamiseks, aga hoidke meid kursis, mis kliendid arvavad mängu. Eks kõik nii kiirelt arenev, et see kliendi tagasiside on ka kuulda väärt. Selliseid arenduslükkeid teha nagu selles suunas, et see asi paremaks. Ja eks ma virtuaalreaalselt rallit proovida, mis on tõesti väga vinge tegelikult, kui on ikka õige rool ja kõigi seadused. Mis mäng te kasutate rallimisel? Dirt. Et see on nagu hetkel kõige vahepeal jaoks see efekt. Et täna on siis mängulevel ka seal olemas 2 setupiga ja järgmine üritus on siis 27. mai, et kes tahab, võib ennast registreerida, tulla osa või niisama vaatama, kuidas seda välja näeb. Et seal on meil siis 4 setupi ja tavaliselt meil on ka üks tavaline setup
teisteks mängudeks olemas veel, aga selle võib-olla välja mõtlete. Võib-olla pealtvaatajate jaoks peaks selle asja üles panema, et ei oleks võib igav. Kas pealtvaataja paneb tähele, see on vaja äärelt ju. See oleks hea lahendus, mis tõeni väga. Aga väga pannud, üritas tähendus mängudele ja saab proova teha, kes tahab. Kokkuvõtteks öelda, et ikkagi olen lõpuks kõik sama asja eest, et minu oleks fun, et saaks kogeda seda kõige paremat võimalikku taset ja et need jutud, et peaks hakkama ehitama ja avama, et need lõpuks nagu siis realiseeruvad mitmel rindel korraga, siis oleks tore teist koostööd. Huvitavast viimaselt lõpetussõnu ei ole, on. Väike küsimus, te näitate koolis seda, miks koolis ja mida te seal näitate? Koolis on lastele siis sellised nagu õppetoad. Need ei ole nagu väga sellised meelelahutused, nad on pigem sellised õppetoad, kus me pakume siis selliseid simulatsioone, kus siis laps saab seal näiteks vaadata inimese keha, anatoomiat. Või siis minna kosmosesse vaadata, uurida planetaariumit, kuidas see meie päikesüsteem välja näeb ja lennata seal ringi, et sellised nagu õpetliku eesmärgiga. Et see, jah. See on täiesti süstemaatiline või kuidagi koolid kutsuvad ja? Ei no koolid ise on kutsujaks, ma olen reklaamima nendele, et on sellised huvitavad simulatsioonid ja asjad, aga kõige suurem koostöö on Jüri gümnaasiumil. Seal on nagu suur huvi selle vastu ja innovatiivne kool, hästi suur kool, et tahavad tõesti seda viielise lastele anda proovida ja töötubad teha, et lastele väga meeldib. Sellise positiivsel noodil on sobilik lõpetada. Aitäh teile, palun!